Tere vaatama Trinity äriõiguse töögrupi neljapäevast nõuannet. Täna tahaksin rääkida teile sellest, mille poolest erinevad osaühing ja aktsiaselts. Ikka küsitakse meilt, millist ettevõtlusvormi valida. Esimeseks erinevuseks on kapitalinõue. Kui osaühingut saab asutada 2500 euroga ning seda sisse maksma ei pea, siis aktsiaseltsi puhul on kapitali nõudeks 25 000 eurot, mis tuleb asutamisel sisse maksta. Teiseks ei ole aktsiaseltsi asutamisel võimalik kasutada kiirmenetlust ning asutada tuleb notariaalselt. Kolmandaks on aktsiaseltsi toimumine oluliselt formaalsem. Näiteks on kohustuslik nõukogu ning audit, kui aktsiaseltsil on üle 2 aktsionäri. Varasemalt oli oluliselt lihtsam ka aktsiaseltsi kapitali kaasamine, et alates 2015. aastast on need nõuded osaühingu puhul läinud oluliselt lihtsamaks. Samuti saab öelda seda, et aktsiatega on tehingute tegemine teatud määral lihtsam, sest need on kohustuslik registreerida EVK-s. Kuid selline võimalus on olemas ka osaühingu puhul. Samuti on aktsiaseltsis vähem paindlikkust suhete reguleerimisel, eelkõige siis põhikirja tasandil, kus osaühingu võimalused on väga laiad ning erinevaid suhteid saab seal väga erinevalt reguleerida. Üks erinevus, mida osaühingu puhul kindlasti teha ei saa, on aktsiate börsil noteerimine. Kuid kui soovite oma osaühingu osad, siis börsil noteerida on alati võimalik see ümber kujundada aktsiaseltsiks. Ning ehk kõige olulisem tänapäeval erinevus on see, et aktsiaselts paistab mõningates tehingutes välisriikide ettevõtjatega oluliselt parem välja, sest nendel teistes riikides on osaühingu ja aktsiaseltsi erinevused palju suuremad. Suur aitäh vaatamast, kohtume järgmisel neljapäeval.